Tere tulemast siis Tilga küla seltsimajja. See seltsimaja ei ole veel päris valmis, aga sellegipoolest on siin juba mõned üritused toimunud. Näiteks on meil siin olnud vastlapäev, siis kui veel põrandat maas ei olnud. Siis on meil siin olnud ka õpiring, mis on tänu Kodukant toimunud. Õpiring Viimiste looduslikult, mida siis aitas minu abikaasa Tarmo siin läbi viia. Iga päev maja valmib ja loodan, et nii palju nagu täna siin rahvast, et tuleb kindlasti siia veel ja rohkemgi. Ja tutvustuseks ütlen nii palju, et kohal on siin siis Rõngu naisrahvatantsijad, ruusamehed, siis MTÜ Monarata liikmed, siis Eve, Anu, Tarmo, mina, nii et ja Tilga küla inimesed ka, et selles suhtes siin on päris palju häid inimesi ja ma loodan, et täna õhtu saab väga mõnus olema. Õpiringide projekt on käivitunud tänu liikumisele Kodukant, mis on üle-eestiline katusorganisatsioon ja selle projekti käigus moodustati 24 õpiringi ja osa said sellest võtta 237 usinat külainimest üle Eesti. Ja nii nagu võib lugeda õpiringide kodulehelt, mis projekti käigus loodi. Et inimesed peale selle, et neil oli lihtsalt hea koos käia, omandasid hästi palju uusi ja huvitavaid kogemusi kuni siis küla arendamise tegevusteni välja. Ma vaimustusin siiralt sellest tegevusest, just nimelt nende looduslike materjalide kasutamisest ja liinaõli muide maitseb päris hästi peale selle, et ta seina peal ka väga hea välja. On nüüd ja labis, on nüüd ja labis, on nüüd ja labis, teetule tunnist puhtaks rohkida. Ja nii ma soovin teid lõõsaid jõule, te puhtaks teed soovin lõõsaid jõule, on Eesti tee soovin lõõsaid jõule ja ei. Siin on küsitud, et miks ja nii ja mis pärast vaeva näha, et palju lihtsam oleks tänapäevaste materjalidega. Ja siis sai siia kohale kutsutud ja tehtud ka õpiring ja see oli 2-päevane ja ühel päeval räägiti puiduõlidest, tõrvadest, mis nagu sobivad rohkem väljapoole, kuigi ka sissepoole. Ja teisel päeval olid siis sees kasutatavad toonitud õlid juba natuke peenem, et ei ole lihtsalt tõrv ja õli, vaid kus on kasutatud ka muldpigmente. Aga seinad on kaetud naturaalse õliga, kus on muldvärvist pigment. Talad on õlitatud, lagi on õlitatud, õlivärviga nüüd juba. Et inimesele kõige kasulikum ehitusmaterjal on savi. Ja seal on savikrohv tehtud. Seal on küll paar kiuksu. Te näete, see küll ei ole nimelt jäetud, aga nagu kahekihilised krohvitud, all on krohvimatt. Ja mujal maailmas hakatakse juba kasutama saviga seinte püsti ehitamisel. Ja mis savi puhul mulle kõige rohkem meeldib, stressivaba tegemine. Hea meelega jagan teadmisi ja kindlasti saan kohe ka ise targemaks. Oleks just vaja sellist uut verd ja uusi inimesi, kes võtaks asja eest vedada, et mõned üksikud juba on, aga kahjuks nad tervet maakonda nagu ei jõua vedada. Aga me ikkagi püüame ja mis nüüd puudutab Ruusaküla ja Ruusakanti, siis seal toimub suht vilgas tegevus. Kogu see ind ja tahtmine sai siis alguse tegelikult meeste tantsupeol käimisest. Meie õpiringi selliseks ideeks ongi see, et me toome esiteks mehed kodudest välja, et seda igapäeva töörutiini
eemale peletada ja natuke vaimu värskendada tantsu läbi ja et ka neil tekiks positiivne emotsioon. Et see oligi siis nagu meie õpiringi eesmärgiks. Mehed on öelnud selle kooskäimise suhtes, et tegelikult nad on aru saanud, et aega tulebki maha võtta ja on vaja maha võtta ja soovitavad seda juba teistele meestele ka. Et muutu ise ja kõik muu muutub sinu ümber samamoodi. Ja meie siis üritame seda täna tõestada. Ja me oleme vaimlemise kärbsed. Tulebki suurelt unistada ja siis saavadki need asjad teoks ja et kui on juba sellised tahtmised olemas, siis leiduvad ka sellised vahendid, millega need unistused nagu ellu viia. Sellest õpiringist me oleme saanud nii palju kasu, et oleme tekitanud ringkonnas positiivset kadedust, et lisaks meestele on tantsusoovi nagu näidanud ka naised, et meil on ka paar tantsu sellist, kus me koos naistega tantsime ja selles suhtes on ka ikka kasulik, et külaelu on aktiivsemaks muutunud ja ühesõnaga inimene õpib kogu elu, et me ei õpi kuni elame, vaid elame kuni õpime. Meie õpiring on andnud tegelikult kõige rohkem on seda, et mehed on koos käinud, on ühte kasvanud, kõiki asju, mida me teeme koos ühiselt ja rõõmsalt. Ja on need siis, on need metsajooksud või kõige rohkem siiski meeldib meil see tantsimine, et tantsud mõtleme ise välja ja teeme kõik niimoodi, et kõigil oleks hea meel selle tantsu üle ja niimoodi, et vaim puhkab, ihu puhkab. Et tore. Meil on lõpuks. See õpiring, looduslikud viimistlusvahendid, see meeldib mulle ja kõik. Ei oska mitte midagi rohkemat öelda.